Tere tulemast Musta Kassi Taro kanalile. Seekordne video on täiskuust. Vanarahvas kutsub seda täiskuud ka maasikakuuks, kuna metsmaasikad hakkavad valmis saama. See täiskuu tuleb meil amburis. Ambur on tulemärk, mida valitseb Jupiteri planeet, mis sümboliseerib kasvu, õnne, tarkust. See täiskuu tekitab soovi rutiinist põgeneda. Võite tunda vajadust reisida, avastada uusi kohti või lihtsalt omandada uusi teadmisi. Paljud asjad saavad selgeks. Saladused võivad tulla ilmsiks või leiate vastused küsimustele, mis on teid pikalt vaevanud. Nüüd on aeg unistada suurelt ja uskuda, et kõik on võimalik. Väga raske on keskenduda pisiasjadele. Raske aeg neile, kes peavad täpsust nõudvaid dokumente täitma, sest mõtted lähevad kergelt uitama. Väga raske on raamatupidajatel ja kõigil teistel, kes praegu peavad aruandeid tegema või siis mingeid dokumente vormistama. Aga ma olen siia pannud ka 10 kaarti, võtnud kaardipakist, et vaadata siis, mis on selle täiskuu nagu üldised energiad. No esimese kaardina on õiglus. No eks see tähendabki seda, et hoidke oma, fookus paigas, kui te ajate asju mõne juriidilise asutusega. Kui teil on mingisugused tähtsad paberid ja asjad, siis lugege kindlasti 3 korda läbi. Kui ise peate midagi kirjutama, siis vaadake ka, et kõik vajalik saaks kirja. Edasi tuleb siit karikate kuninganna ja mõõkade rüütel. Nad on mõlemad sellised, kui mõõkade rüütel ütleb, et tema tahab teenida inimesi, siis karikate kuninganna on ka selline abivalmis ja lahke ja kannatlik. Et karikate kaardid on meie mõtted, tunded ja meie need suhted. Ja meie suhted, et kuna karikate kuninganna on väga hea sõbranna. Tema kuulab, tema ei kritiseeri, tema aitab, kui ta saab ja kuulab ära. Tema juurde võib minna igasuguse murega. Ja mõõkade rüütel on ka abivalmis, et nemad kahekesi koos on üks ideaalne paar, kui on kedagi vaja aidata. Ambur on ka väga aitaja. Et ambur muidugi on püsimatu, et amburi tähemärk on püsimatu ja ambur tahab kõike kohe. Siis on teil meile siia välja tulnud ka müntide kuningas. No müntide kuningas hoiab rahaasjadel silma peal. Ja siis on veel meil siin sauade 2. No sauade 2 on ka selline hea energia, tahaks kohe peale hakata. Ja see on täpselt see amburi energia, et ma kohe lähen teen ära. Miski mõte pähe tuleb, kohe lähen teen ära. Ma ei hakka üldse mõtlemagi ega vaatama. Pärast mõtlen ja pärast vaatan, kuidas saab. Et praegu mul on see tahtmine ja ma lähen teen selle lihtsalt ära. Et see sauade 2 on just selline, et lähme, teeme ära. Mis me siin ikka ootame, vaagime ja neid pabereid tuhnime. Ei ole vaja pabereid tuhnida, ma tahan kohe minna, kohe teha, kohe reisile, kohe sinna. Hakkan kohe asjast kinni, teen kohe ära. See on nagu amburi energia. Õnneks on teil siin tõesti ka müntide kuningas, kes hoiab teie rahaasjadel silma peal. Alumises reas on siin maailm ja narr. Vaat need on väga huvitav kombinatsioon. Üks lõpetab midagi ära, need on suure arkaani esimene ja viimane kaart. Et kui maailm lõpetab ära mingisuguse suure etapi teie elus, siis narr on jälle see, mis alustab uut. Et eks see nii ongi, et kui miski saab elus läbi, praegu on kooli lõpetamise aeg, praegu võib-olla mõned kursused kellegil saavad läbi ja siis on selle amburi energiaga väga hea kohe alustada midagi uut, vaadata töökohti, otsida seda sama õpitud eriala, leida endale mingit suvetööd, ma ei tea, mingisuguseid projekte algatada, mis võib-olla tulevikus siis ka kasu toovad. Siis on meil veel siin all karikate 6. Karikate 6 on nostalgiakaart. See on lapsepõlveradadel käimise kaart. See on meenutamise kaart.
Siis on meil siin veel, see on nagu tasakaal või ta ei ole julgus, ta on nagu pigem, ta on mõõdukuse kaart. Ja kuna siin kõrval on viimase kaardina sauade 5, sauade 5 tahaks nagu võitlusesse asuda, ta on konkurentsikaart. Ta ei ole nagu otseselt enese seisukohtade kaitsmise kaart, aga ta on ka selline, ma ütlen, konkurents ja väike võitlus ja vaidlemine, et mõõdukus sobib siia kõrvale väga hästi, sest hambur ka siukese tulise tähemärgina tahab kohe lajatada. Et mõtlemata sellele, mida ta nagu ütleb või kuidas see teisele mõjub. Hambur kunagi ei taha mitte kellelegi teha haiget, nagu oma sõnadega, lihtsalt vahest kukub nii välja. Ja see mõõdukuse kaart siin kõrval ongi see, mis tõmbab tagasi. Annab seda mõõdutunnet, et oota, ei ole vaja kohe tormata, et ühtegi suppi ei sööda nii tuliselt, kui seda keedetakse. Et selline huvitav nädal, no selge on see, et mõtted hakkavad kellel puhkusele, kellel kuhu liikuma. Et keskenduda on raske, hamburid ei keskendu nii lihtsalt midagi. Et nad oskavad küll, kui nad tahavad väga pühendunult teha tööd ja keskenduda. Aga kuna ta on tuleenergia, siis ta kergelt süttib. No ilmselt ta kergelt ka jahtub. Et no mis ma oskan öelda, on ikka seda hamburi energiat ma siin näen küll, et teeme ära, õnneks on rahaasjadel silm peal, on olemas ka need, kes tahavad aidata ja teenida, midagi lõpeb ära, midagi saab uue alguse. Et no eks see täiskuu energia ongi selline, ta tegelikult hakkab ikkagi kuu nüüd kahanema. Ja 11. juuni on meil kaduneljapäev. Kaduneljapäeval on väga hea alustada dieeti, tõrjuda mingeid kahjureid, rohida peenraid, käia juuksuris nendel, kes ei soovi, et nende juuksed kasvaksid, meestel näiteks, pügada habet, lasta juukseid lõigata küüsi. Ühesõnaga, kaduneljapäeval tuleks tegeleda kõige sellega, millest te tahate lahti saada. Vanarahvas usub seda, et kui kaduneljapäeval rohite peenraid, siis see umbrohi niipea tagasi ei tule. Või kui kaduneljapäeval pesete vannitoha peegleid, siis need seisavad kauem puhtad. Et kaduneljapäev hea aeg koristamiseks, igasuguste asjade väljaviskamiseks, mida te enda ellu enam ei soovi. Jah, dieediga alustamiseks, sest kilod on ka asjad, mida me ei taha, kui me tahame dieeti pidada. Et 11. juuni on siis kaduneljapäev, et tegelege siis sellel ajal kõige sellega, millest te tahaksite loobuda. Aga suhteliselt põnev tundub, siuke täitsa tavaline, ma ütleks mitte mingisuguseid väga erilisi pöördeid võib-olla see täiskuu ja edasine 10 päeva ei too võib-olla meie elus, aga rahulik periood on ka hea periood. Et mulle tundub siin kaartide peale vaadates, et meil on siin kõike. Mis ma siis oskan teile soovida? Nautige siis seda täiskuud, pange oma rahakotid täna ööseks aknalauale laadima, ehk tuleb suurem rahahunnik sinna sisse ka. Mis ma soovin teile? Soovin teile ilusat aega, seda täiskuu aega. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kiitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida. Ja kindlasti te võite ennast ka minu kanalile registreerida. Ja kohtume siis järgmine kord.